tere taas! Täna võtame lahti ühe, ütleme ausalt, päris keerulise küsimuse. See pärineb endise Šveitsi luureohvitseri Jacques Baud analüüsist ja küsimus on tegelikult lihtne, aga samas väga sügav. Nimelt, miks tundub, et Euroopa teeb otsuseid, mis on tema enda huvidega täielikus vastuolus? Nii et sukeldumegi kohe teemasse. See on see keskne mõistatus, mille ümber kõik keerleb. Kuidas on võimalik, et Euroopa teeb valikuid, mis näivad kahjustavat tema enda julgeolekut, majandust ja heaolu? Ja seda kõike olukorras, kus on ju täiesti selge, et USA fookus liigub meist eemale, kuhugi mujale. Et sellest kõigest aru saada, harutame selle argumendi lahti, kiht kihilt. Alustame kõigepealt sellest, mida me üldse näeme, milles see vastuoluline käitumine siis väljendub. See on see põhiprobleem, millele me täna vastust otsime. Vaatage, allika kohaselt on siin mitu asja, mis lihtsalt ei klapi kokku. Ühest küljest me suurendame sõltuvust USA-st, aga samal ajal liigub Ameerika fookus selgelt Vaikse ookeani piirkonda. Me räägime pidevalt konflikti teravdamisest, selle asemel, et otsida diplomaatilisi lahendusi ja siis me veel lükkame eemale potentsiaalseid partnerid nagu India ja Hiina. Iga selline samm, kui te mõtlete, vähendab Euroopa võimet iseseisvalt maailmas toime tulla, ehk siis seda, mida nimetatakse strateegiliseks autonoomiaks. Okei, esimene kiht selles analüüsis ei keskendu isegi mitte poliitikale endale, vaid hoopis inimestele, kes seda poliitikat teevad. Nii et küsimus on, kes on tänapäeva Euroopa juhid ja mis neid eristab varasematest? Ja nüüd läheb asi eriti huvitavaks. Argumendi kohaselt on toimunud põhimõtteline põlvkonnavahetus. Mõelge korraks tagasi, varem tulid poliitikasse tihti inimesed, kel oli selja taga juba märkimisväärne karjäär, kas äris, teaduses või sõjaväes. Neil oli reaalne elukogemus. Tänapäeval aga domineerib justkui uus klass juhte, kes on terve oma elu veetnud erakonnasüsteemis, liikudes ühest kabinetist teise, ilma et neil oleks tegelikult kogemust väljaspool seda poliitilist mulli. See on muidugi väga teravalt öeldud, aga see viitab ühele kindlale trendile. Poliitika ei pruugi enam olla valdkond, mis tõmbab ligi kõige võimekamaid ja kogenumaid inimesi teistelt aladelt. Ja tulemuseks ongi see, mida Baudram nimetab ebaküpseks juhtimiseks. Liidrid, kellel lihtsalt puudub sügavam arusaam sellest, kuidas maailm päriselt väljaspool koosolekruume toimib. Olgu, liigume edasi teise kihini. Kuidas see juhtimisprobleem siis mõjutab Euroopa tegevust laiemalt? Siin jõuame ühe palju sügavama institutsionaalse probleemini. Siin on ülioluline vahe, millest me peame aru saama. Strateegia on see suur pilt. See vastab küsimusele, kuhu me tahame jõuda, mis on meie pikaajaline eesmärk. Taktika on aga see, mida me teeme täna ja homme. See vastab küsimusele, kuidas me sinna liigume. Need on need konkreetsed sammud. Ja see ongi Baudaini analüüsi absoluutne tuum. Euroopast on saanud puhas taktik. Me reageerime, me teeme avaldusi, me kehtestame sanktsioone, need kõik on taktikad. Aga meil puudub selge, läbimõeldud visioon, strateegia selle kohta, milline peaks olema Euroopa roll maailmas näiteks 10 või 20 aasta pärast. Vaadake, traditsiooniliselt on iga riigi julgeolek nagu maja, mis seisab kahel sambal. Esimene sammas on välispoliitika. See on see tarkvara, diplomaatia, läbirääkimised, suhte loomine. See on tööriist, mis määrab ära riigi eesmärkid ja püüab neid saavutada eelkõige rahumeelselt. Ja teine sammas on kaitsepoliitika. See on riistvara ehk siis sõjavägi. Aga selle eesmärk ei ole kunagi olla omaette asi. Kaitsepoliitika on tööriist, mis toetab ja vajadusel jõustab välispoliitika seatud sihte. Sõjavägi teenib poliitikat, mitte kunagi vastupidi. Ja siin ongi see point, mis toob selle institutsionaalse probleemi nii hästi esile. Me räägime pidevalt, et peame kaitsekulutusi tõstma, on vaja rohkem relvi, rohkem sõjaväge, aga stopp. Mis on selle kõige eesmärk? Milleks meile see sõjaline jõud, kui meil pole selget iseseisvat välispoliitikat? Ehk siis plaani, mida me selle jõuga peale hakkame. See on ju täpselt nagu ehitaks endale ülivõimsa automootori, aga poleks õrna aimugi, kuhu me selle autoga sõita tahame. Ja mis siis juhtub, kui panna kokku kogenematu juhtkond ja strateegia täielik puudumine? No tulemuseks on päris ettearvatav ja mis seal salata ka ohtlik käitumismuster. Tulemuseks on see, mida võiks nimetada ühe teema välispoliitikaks. Kogu fookus, kogu energia on suunatud ühele probleemile, mis on põhjustanud omamoodi strateegilise halvatuse. Samal ajal, kui kogu tähelepanu on ühel rindel, jäävad täiesti tähelepanuta teised üliolulised teemad. Näiteks, kuidas me suhestume Hiinaga, kuidas lahendame energiakriisi või kuidas tegeleme siseriiklike pingetega.
Sellised avaldused on näide mõtteviisist, kus diplomaatia ja pinge leevendamine on justkui valikute hulgast maha tõmmatud. Ja kui ainus tööriist on vastaseis, siis iga tagasilöök muutub kohe eksistentsiaalseks kriisiks, sest muid lahendusi lihtsalt pole. Ja see kõik viib meid paanikatsüklisse. Esiteks, strateegiat pole. Teiseks, asjad ei lähe nii, nagu loodeti. Kolmandaks, kuna plaani B ehk diplomaatilist lahendist pole laual, siis ainus võimalik reaktsioon on paaniline eskalatsioon. Ja just siit tulevadki need jutud vägede saatmisest või välisriikide varade konfiskeerimisest, sammudest, mis veel mõni aeg tagasi olid täiesti mõeldamatud. Ja lõpetuseks paneme selle Euroopa olukorra laiemasse pilti, sest samal ajal, kui me siin oma probleemidega tegeleme, liigub maailm omasoodu edasi. Ja see on võib-olla kõige olulisem osa kogu sellest loost. Sest ülejäänud maailm ei oota meie järele. Tõusuteel on uued liidud nagu BRICS ja Shanghai koostööorganisatsioon. Need riigid esindavad ju enamikku maailma rahvastikku ja nad loovad aktiivselt läänest sõltumatud süsteeme. Nad kauplevad omavahel, kasutades oma valuutasid ja lahendavad konflikte ilma meie sekkumiseta. On tekkimas uus alternatiivne maailm. Ja just selles kontekstis, kus lääne tegevus võib mujalt vaadetes tunduda irratsionaalne ja ettearvamatu, on Venemaa heidutusvahendina välja toonud ühe uue strateegilise relva. Selle nimi on purevestnik ja see on midagi täiesti uut. Sisuliselt on see lendav tuumareaktor. Oma energiaallika tõttu on selle lennuulatus praktiliselt piiramatu. Mida see tähendab? See tähendab, et see võib lennata mitu päeva, läheneda sihtmärgile ükskõik millisest suunast, vältides kõiki olemasolevaid kaitsesüsteeme ja tabada absoluutselt ükskõik millist punkti meie planeedil. Ja see toobki meid tagasi selle kõige olulisema küsimuse juurde, kas Euroopa suudab leida oma tee, oma strateegia selles uues maailmas, enne kui rong on lõplikult läinud. Vaudid analüüsi kohaselt on panused kõrgemad kui kunagi varem.